Kaitseministeerium ei kooskõlasta kunstiteose tellimise seaduse muutmise eelnõu. Muutunud julgeolekuolukorras ei ole kunsti massiline soetamine riigikaitse seisukohalt märkimisväärse tähtsusega ning ei kaalu üles sõjalise valmisoleku vähenemise hinnaga seda rahastada, seisab kirjas. Postimees 4. august. Kuidas aitab suurendada kunst rahvuslikku julgeolekut? Ei aitagi. Kaitseministeeriumil on ilmselt õigus. Kuid oletagem, et ministeerium siiski peab ostma kunsti. Mille järgi valida õige teos? Tere tulemast NO99 kunstikooli. Tänase loengu teema on, kuidas valida kunsti, näpunäited Kaitseministeeriumile. Kuid enne kui leiame õige teose, välistagem valed, välistagem vaenlased. Kuid mille järgi tunda ära vaenlane? Punane värv. Sageli arvatakse, et maali tähendus peegeldub tema loos või tema jutustuses, kuid see pole sugugi nii. Vahel võib maali kõige suurem tähendus peituda hoopis näiteks tema värvis, mis on kummaline, sest värv ise on ju lihtsalt materiaalne asi, nagu langev tammepuuleht või mingi metallist jubin. Kuid ometi on ka värvid saanud ajalooliselt, kultuuriliselt, poliitiliselt ja nii edasi külge mingisuguse tähenduse. Ja me teame kõik, mida punane värv tähendab. Punane ei ole niisama. Seega valigem välja mõni mõistlikum teos. Viikingilaev. See on hea strateegiline alus. Kiire manööverdamisvõimega ja madala süvisega, mis võimaldab dessante ka madalamates paikades, näiteks maailma lõpus. Sest just sinna sõitis selle laevaga Kalevipoeg. Muide, viikingilaeva motiiv pärineb Põhjamaade kunstist ja seega see kunstiteos loob strateegilise partnerluse Põhjamaade ja muinas Eesti vahel. See teos oleks ideaalne, kui ei oleks ühte aga. Miks pidi kunstnik maalima selle purje punaseks? Miks? Eeposes ei ole purje värvi kohta sõnagi. Seal öeldakse, et laev ise on hõbedane, aga purje kohta vaikitakse. Muide ka teised kunstnikud on maalinud Kalevipoega viikingilaeva peal. Miks seda tehti? On väidetud, et kuna viikingite ajalugu on võitjate ajalugu, aga eestlaste ajalugu kaotajate ajalugu, siis soovisid kunstnikud kinkida ka eestlastele mõned võidud ja võitjate ajaloo. Kuid puri ei ole neil teostel kunagi punane. Näiteks siin. Puri on siin küll endiselt suur ja võimas, kuid võitlustest juba halliks kulunud. Muide, see väljamõeldud rahvuslik sümbol oli niivõrd oluline, et kui esimest korda avanes võimalus taas rahvuslikke sümboleid näidata, löödi letti just nimelt Kalevipoja viikingilaev. Kehtib veel nõukogudeaegne postisüsteem, Kuda, Kamu, Počta SSSR, aga juba tähesajus kümbleb Kalevipoja viikingilaev. Kuid nagu näete, puri ei ole punane. Puri on sinivalge, nagu Tallinna lipp. Tõsi, paljudele tundubki viimasel ajal, et maailma lõpp asub just nimelt Tallinnas. Ent ikkagi, miks pidi siis riik värvima oma purje punaseks? Restauraatorid on teinud kindlaks, et tegelikult tahtis selle värvida üldse valgeks, mis on halb uudis Kaitseministeeriumile, sest valge sümboliseerib ju alistumist. On väidetud, et punane tuleb võib-olla Põhjamaade kunstist. Näiteks punane sümboliseerib ju ka päikest. Karjala rahvalauludest on teada, et punane seostub just ennekõike purjetamisega ja sealt on tulnud see ka Eesti rahvalauludesse, näiteks rida Purjetan punaste merda. Eesti rahvalauludes seostub punane värv muide elujõu ja tugevusega, aga ka tõrje ja raviga. Lõuna-Eestis seotakse siiamaani matuste ajal puuokste külge punane lindikene, mis asendab vereohvrit. Kuid sellel maalil siin oli päike kunagi palju punasem. Kunstniku hoiatati, et see karmiin punane, mida ta kasutab, aja jooksul hajub, kuid ta ei kuulanud neid, sest see punane tundus talle lihtsalt sedavõrd ilus. See oli spetsiifiline punane, mida tehti putukate verest ja mida tundsid juba inkad. Muide, inkade jaoks tähendas näiteks punast värvi nöör, mille mõlemasse otsa oli sõlm seotud, et toimunud on suur lahing. Punane värv ise tähendas aga impeeriumit, tähendas võitlust, tähendas inkasid ennast. Seega, punane värv tähendab võitlust elu ja surma nimel, suuri lahinguid, tõrjete ravi, aga ka vereohvrist hoidumist, mis oleks ju Kaitseministeeriumi jaoks ideaalne. Selle asemel kirjutavad nad aga, me juba oleme aastate jooksul märkimisväärselt panustanud kunstiobjektide, nagu näiteks Vabadussammas ehitusse. Tõepoolest, tüütut punast värvi siin ei ole ja on ju vähe kunstiobjekte, mis sümboliseeriksid iha võitluse järele, vägivalda ja impeeriumit sedavõrd hästi. Aitäh!